tere tulemast Olbiasse! Hei ja tere tulemast Itaaliasse maailmameistrivõistluste esimesele etapile. Me oleme varem ka siin olnud, tegu on ühe raskema võistlusrajaga, aga eile oli esimene päev, kus me tegime ametliku fotoshoot'u, pakkisime asjad lahti, tegime registreerimise, saime uued võistlussärgid, samuti oli tehniline, mis oli suhteliselt palav, aga saime ilusti tehtud ja oodatud järjekorras ja käisime vee peal, mis on kõige olulisem. Muutsime natuke settingut ja ma loodan, et need sobivad, aga seda me näeme täna hommikul trennis, mis hakkab umbes poole tunni pärast ja peale seda õhtul on ajasõit, mis on ülioluline siis võistluspäevaks. Raske. We look back to last year's ski ladies class, and I just think obviously our world champion from 2022, Jasmiin Ypraus, was just a model of consistency built throughout the motos last year, but now she goes into this season the world champion title. Ja kvalifikatsioon on tehtud esimene, aga ega see midagi nii roosilist ka ei ole. Q1 esimene kvali läks väga hästi, sain päris head ringid. Teine kvali liiga palju vigu. Läksin natuke suruma liiga palju ja siis tuligi kas libisema läks või siis lõin oma jala ära. Aga aja saime kirja, esimese aja, mis on okei, see tähendab, et homme stardime esimesel kohal. Mis Olbias on nii ja naa, võib-olla hästi kui jopab, aga eks me homme näe, sest esimene stardipositsioon on natukene keerulisem. Üks vahemärkus ka, nii armas kui ikkagi eestlasi on koha peal, kes juhuslikult tulevad ja elavad kaasa ning tulevad ütlevad pärast tere või tšau. Nii et suur süda teile ja aitäh, et ikka elate kaasa. No nii, hakkab asi pihta. Esimene võistluspäev, sõit on umbes, ma arvan, tunni aja pärast. Ma pean kiirelt eedesse panema, sest enne sõit on meil ka lipuparaad ja ma ei tea, natukene on elevust ka sees, laine on suhteliselt suur, nagu ikka Olbias. Ja see esimene stardipositsioon paneb mõtlema, et kuidas seda käituda. Aga vaatame, ma arvan, tuleb väga võitlusõit, näeme. We are going to have a very tight race. As the ski ladies GP1 gets underway, you can see Jasmiin Ypraus on that flag number 64 boat. She is the one to watch in pole position. Jasmiin Ypraus came around the turn and just hit the next level of gas. The race leader, Jasmiin Ypraus, coming through to complete another lap. Meanwhile, Jasmiin Ypraus hits the merge buoy and she's got no company. Nii, esimene sõit tehtud. Tunded tegelikult on väga positiivsed, selles mõttes, et stardi sain võetud nii, nagu ma tahtsin ja peale seda oli ainult eesmärk teha vahet. Mul on väike diil siis tehtud, et ma pean võitma siis 10 sekundiga teist kohta. Iga sekund, mida ma ei võida, ma pean siis jooksma homme hommikul 1 kilomeetri. Ehk ma peangi minema kontrollima, et mis vahe mul tuli teise kohaga ja mitu kilomeetrit homme hommikul peab jooksma. Aga täna õhtul on veel siis teine moto ja ma lähengi vist sööma ja ette valmistama selleks. Aga näeme. Out as they get ready to go. And a good start for Jasmiin Ypraus. She's going to meet up with a very fast French rider. Ooh, just had that enough from that run. But something must have happened to Jasmiin Ypraus out there. She must have gone in the water. Unusual mistake for Jasmiin Ypraus. Now the big question is this woman on screen, can she chase down? Not going to be an easy task. Teine sõit tehtud ja ma puseldasin selle ära. Start sain väga hästi, katsin ilusti, tulin esimesena välja ja siis teisel ringil vist
läks ühes poiss pill nagu vedama teisele poole ja head ma kinni hoidsin. Ma mõtlesin, et sinna need kõik kohad lähevad. Õnneks läks ainult üks koht mööda, see oli teine. Ja äkki 4. ringil puseldasin uuesti ühe ära ja siis läks Estel ka mööda ehk kokkuvõttes 3. Proovisin küll terve sõit nagu suruda ja teisi topelradasi ka võtta, aga no ei saanud. Sain küll lähemale, aga mööda ei saanud. Nii et homme lähen stardins 3. kohalt. Hetkel punktidega on niimoodi, et esimese kohaga on meil võrdse kogus punkte ja Estel on siis 3. ühe punktiga meist mõlemast maas. Nii et läheb põnevaks ja ma ei tea, homme tuleb megatöö teha lihtsalt. Nii et näeme homme. Hei, täna on pühapäev ehk viimane võistluspäev. Kell on umbes 3, nii et meie võistlussõita hakkab umbes 2 tunni järgi pärast. Aga hommikul oli koosolek ning siis me käisime testimas. Eilne tuli paar viga sisse, mis arvatavasti on sellised tehnilise setupi vead. Päris palju asju muutsime. 2 tundi täna oli vee peal käimist, hommikul proovimist ja leidmast siis paremat varianti. Päris sõidetav oli hommikul ja ma loodan, et sõiduks on okei. Lubab tuult, pinge on üleval, sest et punktid on meil naistega võrdsed ehk viimasest sõidust oleneb kõik. Vaatame, mis sõidust saab, loodan parimat. So here we go, ski ladies, GP1 underway, Ypraus with a pretty good start. It is undecided between Estelle Perret and Jasmiin Ypraus, like 2 horses lined up side by side. We're watching our race leaders are number 1, 2 and 3 in the battle for the Grand Prix title here. Beautiful turn from Jasmiin Ypraus, but she works it so hard. Did you finish? 3rd. Where did you get the start? I was planning to go out. Kokkuvõte kohe peale võistlust viimast sõitu. Ma andsin endast küll maksimumi, mis ma sellest sõidust sain. Setting oli hea, pill püsis päris hästi. Stardis me tulime 3 täiesti kõrvuti ja nii see ka jäi. Iga ring proovisin suruda erinevalt topelrada. Rajad on siin väga võrdsed, nii et hea on näha, et naiste tase on kõrge. See tähendab ainult seda, et järgmiseks etapiks meil on tööd vaja teha pilliga. Et uus pill, järelikult peame leidma veel mingeid paremaid lahendusi sinna ja vaatame, et nii on. Selles mõttes ma olen rahul. Pole millegi üle viriseda, ma ise andsin endast selle, mis ma sain ja hetkel on siis tase niimoodi. Aga jah, aitäh, et vaatasid videot ja näeme järgmisel võistlusel. Ciao! L'inglese in questa situazione del podio e adesso non molla, sarà proprio questo suo vittorio bestiale proprio, non è attenzione perché c'è il tuo la voce internazionale della Aquabike.